nagu lubasime, on meil täna külaliseks Kaia Kosk, kes on Ammest Rapla naiskonna tagamängija, number 1 positsioonil mängid. Ja niisugused alateemad siis siia ütleks ära, millest me räägime siis nagu naiste korvpalli puhul praegu. Ja need oleksid siis korvpalli Nordea meistriliiga, naiste meistriliiga, kus siis Ammest Rapla naiskond osaleb. Kes seal mängivad, palju võistkondi on ja nii edasi. Teise alateemana on naiskonna komplekteerimine, millistest mängijatest on komplekteeritud, millised võiksid olla mängijavalikud, murekohad, eeldused ja nii edasi. Ja kolmanda teemana siis on meil naiskonna hetkeseis, kuidas teil läheb, plaanid teiseks hooajapooleks ja nii edasi. Et läheme sedasi selle naiste korvpalli teemale, ligineme sedasi ja edasi ongi, õigus. Rosemary Rits ka on videokülalisena meil, nii et näitame tema arvamuse ka. Kaia, võtame esimese teema, korvpalli naiste meistriliiga, Nordea meistriliiga. Mida see ennast kujutab? Mis võistkonnad sa mängid ja nii edasi? Et kõigepealt siis sissejuhatuseks, et see Nordea meistriliiga on siis tegelikult ei ole ainult Eesti meistriliiga, vaid siis ühendab Eesti ja Läti naiskondi ja nii siis juba teist aastat järgemööda. Ja sel aastal osaleb meil siis 5 naiskonda Eestist ja 8 naiskonda Lätist. Ja veel selle liiga kohta, et üldiselt see on nagu väga-väga positiivne nähtus naiste korvpallis, et muudab seda mänge ja oluliselt põnevamaks ja konkurents on tihedam ja et siin aastaid tagasi 4-5 võistkonna vahel konkureerida oli nagu oluliselt kehvem just. Yeah. Et see naiste Nordea liiga on 2 aastat nüüd kestnud, et kes eelmine aasta võitis? Võitis siis Läti naiskond C-sis. Kellega just oli eile mäng. Just eile, jah, kohtusime. Et naiskonnad, kes seal Nordea liigas mängivad, need vist on väga eri nagu eripalgelised jah, et erineva komplekteeritusega, et võib-olla räägi, millised need naiskonnad üldse on. Ja et kui võtamegi võib-olla selle sama C-sise naiskonna, siis nemad on võib-olla sükene üks vähestest, kes on siis selline, ma ei julge küll kindlalt väita, aga üsnagi täisprofessionaalne võistkond. Aga enamasti on siis mitmed võistkonnad, kus siis ongi võib-olla mõni professionaal, juurde tudengid ja ka kooliõpilased. Ja näiteks 4 võistkonda täiesti koosnevadki vaid siis gümnaasiumi õpilastest. Ja on ka siis ülikoolide juures olevaid võistkondi 4 tükki. Et need ei pruugi küll olla just, et kõik mängijad selles koolis mängivad, aga 2 siis Eestist ja 2 Lätist on ka ülikoolide võistkonnad. Kui sa nüüd võrdled nüüd Läti ja Eesti võistkondi, et kas siis Lätis on nagu rohkem professionaalsemad mängijad või võistkonnad või Eestis, et mis see vahe nagu on? No tõenäoliselt neil seal ikkagi neid professionaale jagub rohkem. Et see kandepind on ikkagi suurem. Et kandepind on nagu suurem, et ja siis samas neil on ka, ütleme, kui meil on selline, ütleme, üks selline täielik noortevõistkond on Audentese spordigümnaasium, kuigi ka meil ja ka Tartul on väga palju noori juures, siis Lätis on ikkagi juba U16 koondis, konkureerib naiste vahel ja lisaks veel siis 2 naiskonda TTT juuniorid ja liiga uustulnud kooliprii, kes siis on ka ütleme siis ikkagi A-klassi kuuluvatest mängijatest koosnevad. Milline on Rapla naiskonna mängijate valik, et kas seal on A-klassis mängivad mängijaid on ka sees? Ja just ikka, et nad moodustavad ka ikkagi väga olulise osa, et 4 mängijat on meil see aasta A-klassist, siis meil on, ütleme, juures siis need, kes teevad seda siis ülikooli kõrvalt,
töö kõrvalt ja ka need, kes teevad seda nii töö kui ülikooli kõrvalt. Jah, tegelikult oli ju ka 15 aastat, praktiliselt 15 aastat järjest osalesid ainult Tallinna ja Tartu võistkonnad, ainult naiste võistkonnad meistriliiga konkurentsis, nii et on siiamaani ülikoolide vaheline asi rohkem olnud see naiste korvpall või? Noh, kas just ütleme Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool või siis varem pedagoogiline ülikool on alati olnud esindatud ja siis on nagu lisaks siis ka Tallinna pealt ikkagi erinevaid nagu võistkondi 2-3 tükki koos olnud. Nii et Eesti mõistes oleme suhteliselt haruldases seisus ikkagi. Jah, ma julgeks nii väita küll. Aga kuidas sa muidugi iseloomustad nüüd meie Rapla võistkonda, et milline ta nagu selles mõttes nagu välja paistab või milline ta tahate, et ta välja paistaks, et kas siis nagu noortele mingit väljundit või jah, et kuidas ta paistab täna välja? No eks meil peaks olema ka, ütleme selline, võiks olla nagu selline sümbioos nagu mõningasest ikkagi nagu kogemusest ja siis teiselt poolt nagu jällegi noorusest. Ja ütleme, kui võib-olla tulla siis teie selle positsioonide jutu juurde tagasi, siis meie naiskond nagu paraku, ma ei tea, kas paraku või mitte, aga näeb välja selline, et meil on ikkagi võistkonnas nagu põhimõtteliselt ei ole selliseid mängeid, kes oleks positsioonil 4-5, et meil on siis mängijad, kes on ütleme oma pikkuselt ja siukselt ampluaalt võib-olla 3-4, aga nad nagu mängivad korvi all ja tänu sellele, eks me üritame nagu oma seda mängu ka ikkagi kiireks ja võitluslikuks nagu ajada, et no, alati see muidugi ei pruugi välja tulla, aga... Eile oli Seisise puhul oli see tõesti näha ka, et tegelikult Seisise naiskonnal oli täiesti olemas, noh, vähemasti naiste korvpalli poole pealt vaadatuna küll number 5 ikkagi selgelt olemas, et sellega te jäitegi eile jätta ka, see oli näha. Ja, tegelikult. Aga minu küsimus on nagu see, et täna on ikkagi enamus on ikkagi Rapla mängijad, Rapla korvpallikoolist, et kas ambitsioonid on nagu suuremad ka, et näiteks ma ei tea, aasta-paari pärast tuleks kuskilt keegi väljast ka, et Rapla võistkonda või olete nagu vaadanud ringi ka teiste mängijate poole? Ja ikka, et tegelikult nagu enne seda, ütleme siis nüüd teist hooaega meil sai ka nagu tegelikult paari mängega räägitud, aga üldiselt kõik olid nagu väga positiivselt meelestatud meie võistkonna suhtes, aga eks siin tekivadki nagu just naiste korvpallis nagu sellised probleemid, et paljud tahavadki õppima minna ja ega see pendeldamine nagu kerge ei ole, et need Rapla tüdrukud, ütleme siis siin ikka meil on päris mitu neid, kes siis käivad nagu kas Raplas linnas koolis või elavadki linnas on ja käivad Raplas trennis, et aga võib-olla selliseid nagu võõraid on nagu esialgu nagu raske niimoodi meelitada ja motiveerida. Üks on praegu olemas, Rosemary Vits on nüüd, kes on tegelikult ju eelmise hooaja Soome meistriliiga pronksi võitja tegelikult, nii et üsnagi kõrgel tasemel mängija. Noh, jah, loodame, et siis Rapla võistkond siis nagu näitab niisugused tulemusi ka mingi lähima 3 näiteks 4 aasta pärast, et siin tahetakse nagu tulla, et ja kindlasti ütleme, ma arvan, et kindlasti ütleme, et see Nordia liiga, mis täna nagu on, see on nagu muudab ka selle naiste korvpalli nagu atraktiivsemaks, et see kandevind läheb suuremaks ja seda valikut tekib ka, et täna tegelikult on ju see, et noh, et ega see valik ei ole ka kõige suurem, et kõik need mängijad, kes täna nagu mängivad, nad juba mängivad kuskil klubides on ju Eestis ka, et ega siin rohkem nagu tegelikult ju eriti nagu võtta vist ei ole, et noh, et see ongi selle naiste korvpalli populariseerimine, et. Just, et eks plaan ikka ole juba võib-olla nagu ikka lähem kui 3-4 aasta jooksul. No just, et kindlasti tulevad sealt, sest minu meelest ütleme, et vaadates sinna noorte poole ka, et seal 14-13 aastased, et seal Eestis ju päris palju tegelikult juba mängitakse kogu Eesti noorteliigades. Sellest aastast on peatreener on Toomas Annuk, et Toomas Annuk on toonud aga värsket hingamist ja sellist teist vaadet teie ühiskonda ka sisse. Ja kindlasti, et ei saa öelda, et me eelmine aasta ei oleks nagu kõvasti treeninud, aga ma arvan, et see on nagu veel paremaks ja intensiivsemaks läinud. Noh, jah, kaks treenerit on tandem, on 2 pead. Loomulikult. Aga vahepeal vaatame ainukese mitte Rapla päritolu mängija Rosemary Ritsi intervjuu ära ja siis jätkame.
Ammest Rapla naiskonna ääremängija Rose-Marie Rits, täna C-sisega oli raske mäng, on tugev naiskond. On küll väga tugev naiskond, aga on hea või tugevamate vastu ennast proovile panna. Oled Raplas mängimas ääremängu kohapeal number 3, number 4 positsioonil, et basket.ee-st sai lugeda, et oled number 3 peal, et mis positsioonil sa tegelikult Raplas mängid, et kas ja mis positsioonil sulle meeldib endal rohkem mängida? No mulle meeldib rünnakul visata ikka kaugemalt pigem kui nägu ees mängida, aga pigem eelistaksin katta endast pikemaid mängeid. Et te olete jutumärkides ainuke võõrreeginar Raplas, ehk siis Raplast mitte kasvanud mängija, et võrdlusmoment on sul olemas, oled paljudes võistkondades mänginud ennem Raplasse tulekut, et on sul võrdlusmoment olemas Rapla võistkonna ja muude võistkondade suhtes? Ma ütleks selle peale, et igalt treenerilt on midagi õppida ja praegu ma olen väga rahul oma valikuga. Et Toomas Annuk on peatreener sellest aastast. Ja. Et naiskond on väga rahul? Ja, väga rahul. 2005 aastal tulid sa senise kõige noorema mängijana tulid naiste meistriliigasse mängima, ei olnud veel 13 aastani, 3 nädalat oli 13-aastasest puudu. Naiskond oli vennad Taal Pirita ja tuntud naiskorvpallur, Eesti naiskorvpallur Janne Rits, sinu ema oli seal treener, et on sul head mälestused sellest ajast? Ja on küll, sellest ajast saigi peale see, et ma hakkasin korvpalliga tegelema, ma enne mängisin käsipalli üldsegi, aga kuna trennis oli vaja rohkem mängijaid, siis lõpuks juhtuski nii, et ma jälle hakkasin korvpalliga tegelema. Eelmine hooaeg oli sinu jaoks üsnagi edukas. Kas Tabiola Honkas mängimine oli esimene välisvõistkond sinul? Ja, oli küll. Oli edukas see hooaeg, sulle võitsid pronksi Tabiola Honka naiskonnaga Forssa Alku võitsid 91-85 ja sa olid 16 minutit väljakul, viskas 4 punkti ja 3 lauapalli, et millised meenutused on sul sellest mängust ja Soome klubis olekust? No Soome ikka on kõvem liiga kui Eesti ja omamoodi kogemus ikka, et ma olen väga rahul, et ma sinna sain minna. Et oli kindlasti siia Eestisse tulles kaasa võtta sealt nii üht kui teist kasulikku? Absoluutselt. Milleks liitusid Rapla võistkonnaga, mis sind siia tõi, mis sind siin hoiab ja kaua plaanid olla veel, kui nii võib küsida? No ausalt öeldes ma juba eelmine aasta mõtlesin selle peale, kui Rapla võistkond pandi välja, et head noored tublid tüdrukud ja et head treenerid, mulle meeldib meie peatreener, mängustiil ja trennid ja kõik ja nüüd see aasta selline tore võimalus ja mind kutsuti ja ma olen väga rahul. Vastased on teil seal Nordea ühisliigas üsnagi tugevad? On. Et aasta hooaja teine pool on ees, et siis jääbki üle ainult loota selle peale, et see teine pool tuleb siis palju edukam kui siiamaani. Ja ma arvan, et nüüd alles hakkab mänguks minema. Sisuliselt hakkate nullist pihta ja ega kaotada pole ka midagi. Et täna oli teil võitluslik mängisid, oli tegelikult hea vaadata, et alla te küll ei andnud. Just, meil on ainult võita veel. Aitäh, Rose-Marie ja edu naiskonnale ja kogu Rapla korvpallile. Suur aitäh! Intervjuu on vaadatud. Võtame see naiste korvpalli 3. alateema, siis tähendab naiskonna hetkeseis. Timo? Ja, et kui vaadata täna neid mänge, mis siis tehtud on või mis siis nagu mängitud, et siis võib ütelda, et tabeliseis hetkel eriti selline positiivne ei ole. Et kui hooaeg algas paljulubavalt, siis on tulnud paar sellist valusat kaotust. Et mis tunne nagu endal naiskonna sees on, et kuidas te nagu näete, et mida võiks nagu parandada või mida teistmoodi teeksite? Kuidas hindas seda hetke seisust? No ma arvan, et nagu praeguseks hetkeks on juba nagu selline pigem nagu uuesti selline tahtmist täis ja selline tunne, et hakkame uuesti nagu valmistuma siis hooaja teiseks pooleks. Küsiksingi sinu käest, Kaia, et praegu olete langenud sinna tahapoole gruppi, et mis on siis ütleme, et selle Rapla korvpalli naiskonna siis reaalsed eesmärgid, mis te enda eesmärgid olete nagu seadnud, et kuhu te tahaksite jõuda? Käesoleval aastal. Ja, ütleme siis ühisliigast nagu rääkides, siis eks see nagu 8 hulka ehk siis veerandfinaali saamine võiks olla üks selline kindel eesmärk, et mis kindlasti ei ole kerge,
aga üldse mitte võimatu ja sealt ka siis edasi ka ütleme 6 hulka pääsimine, see ei oleks nagu utoopia, aga eks tuleb nagu kõvasti vaeva näha ja ei tohi nagu komistada mitte kusagil. Kui sa vaatad neid 7 naiskonda, kes on uues ringis või kus Rapla kaasas on, et keda te ise nagu enda kõige suuremaks konkurendiks peate selle 7 seast? Või neid võib ka mitu olla? Et noh, eks me ikka peame nagu kõiki nagu pidama ka konkurentideks, et paraku me nagu ainult üht naiskonda neist praeguse seisuga võitnud oleme. Aga ütleme siis seal eesotsas siis tegelikult on Liepaja naiskond ja siis Läti ülikooli naiskond, kes siis praegu on nagu kõige kõrgemal. Aga ütleme, see ei saa alahinnata ka Tartu naiskonda ning ka siis neid 3 lätlaste sihukest noorte esindust. Me ise loodame ka, et naiste korvpall saab sama populaarseks kui meeste korvpall ja ma loodan, et järgmine mäng, millal ta järgmine mäng on? Kodumäng? Kahjuks ei oskagi hetkel öelda, et ütleme, see uue aasta plaan on just praegu siin sätitamisel ja paika panemisel, aga ma arvan, et ütleme jaanuari 2.-3. nädalal kindlasti võiks juba olla. Ja, siis ma loodan ka, et on siis publikut ka. Jah, kutsumegi üles naiste korvpalli ka vaatama tulema Raplasse. Jah, et sissepääs on tasuta ja et tegelikult olen isegi vaadanud siin paari mängu, et just on väga põnev ja et tegelikult see Lätis, et Seesis ja Riia TTT, et juba nende naiskonna mängu võiks või vaatama tulla, et ikkagi Läti EM-il, mitmes oli Läti, oli EM-il oli ikkagi selle esinile. Kui ma ütlen, siis ma nüüd valetan. Ma arvan, et eelmine aasta nad ikkagi, tähendab siis sel suvel nüüd nagu ikkagi päris eesotsas ei olnud. Aga ütleme siin aastaid tagasi nad on ka olümpial mänginud ja kas äkki oli 2009, kui oli Lätis EM, siis nad olid ikkagi täitsa päris ees. Oli teisel minu mõist oli, mäletan, Kunda Pasko, kes mängis. Pärast küsin, et Kaia, näed sa selles Norde ühisliigas ka sellise kaliibriga mängija esiletõusu, nagu oli legendaarne Uljana Semjonova? Pikkuse mõttes. No ei oskagi. Kas on mingi sellise legendaarse korvpalli tulevikuga? Ütleme, et väga selliseid perspektiivikaid noormängijaid on tegelikult nii Eesti kui Läti poolel. Et just siin ütleme Eesti poolelt võib-olla Audentese naiskonnas, et Kadri-Jan Lass on üks selline, ma arvan, väga perspektiivikas mängija ja sama aastakäigu tüdruk siis 96 sündinud ka TTT Riia naiskonnast Kiiti ja Laksa, et ma ei tea küll praegu öelda, et mis sugulussidemed tal Rakveres mängiva Laksaga on, aga igal juhul ka väga hea viskekäega ja keskmisest pikem neiu. Ja kui rääkida sellest, siis tegelikult eks piiri taga mängib ka meil väga korralikul tasemel mängib Merike Anderson vist on üks näiteks praegu, kes mängib, et eks neid on veel. Naiste korvpall on ikkagi muutunud väga populaarseks siin Eestis ka ja see kandepind läheb aina laiemaks, et ja juba meie naiskonna erinevad mängijad mängivad kuskil välismaa klubides, et kui raske on üldse saada Eesti koondisesse? Mis sina arvad, et? No eks ma peaks tõenäoliselt vastama, et üsna raske, et võib-olla nagu mõne mängija jaoks see nagu ei ole raske, aga ütleme mina, kes enam ei ole selline esimeses noorusjärgus mängija, et vanust mul siis 24, et minu unistuseks on see nagu aastaid olnud, aga siiamaani ma ei ole ikkagi nagu sinna ringi jõudnud, aga ma ei ole kindlasti seda nagu maha matnud. Aga kui ma tahangi ütlema, kui ma nüüd arendas jutu edasi, et kui võrreldes näiteks meeskonnaga, rahvusmeeskonnaga, siis seal on, ütleme, et parimas korvpallihas on Kristjan Kangur, Gregor Arbet, meil on 82, 83, Janar Talts 82 sünnid, et siis
siis ma saan aru, et täna Eesti naiskonnas koondises on just niisugused nooremad 89 sündinud keskmiselt vist, ei olegi ühtegi vist. No Merike Anderson kuulub ka, ütleme ikkagi sinna nende meeste, ütleme aastakäigu poole pigem, kes on siis nagu naiskonna liider. Aga sealt edasi nagu jah, pigem selline 25 on võib-olla siuke keskmine ja ka nooremad. Timo, mis sa arvad, et kas Rapla naiskonnast on Eesti koondise, naiste koondise väärilisi mängijaid, et meil on hea võimalus Kaia käest küsida, et mis sina arvad? Kindlasti on just. Eks kindlasti on. Ma ei ole nagu selles mõttes väga suur naiste korvpalli spetsialist, ei oska täna ütelda nagu seda, et mis see nagu, et milline on täna nagu siis peatreener Jaanus Levkoi nagu valikud, et lisaks sellele tuumikule, kes täna nagu naiste koondises esindatud on, aga et noh, selles mõttes ma arvan, et see kõik on meie tüdrukute kätes, eks, et jällegi nii nagu me siin enne poiste või meeste võistkonnast rääkisime, et need noored poisid, kes siis täna potentsiaali on, peaksid ennast siis ise rohkem näitama, et jah, ma tulekski sinna tagasi tegelikult, et mis me nagu rääkisime meestekoondise puhul, et me oleme loonud ju selle võistkonna just sellepärast, et saaksid mängida ja noored saaksid mängida, et nad ei kaoks pärast A-klassi ära ja saaksid nagu näidata, et täna tegelikult Rapla korvpallikool on ka teinud ikkagi ütleme, et just sellised need noored saavad ikkagi mängida selle Ameste Rapla võistkonnas ja tegelikult näidata, et ka Jaanus Levkoile või ütleme, et ennast arendada iga päev, et see on nagu selles mõttes nüüd ütleme, et eeldused on ju tüdrukutel nagu loodud, nüüd nad peavad nagu ise nagu trenni tegema, kui tahavad, siis nad sinna tegelikult ka jõuavad, et ma ütlen jälle, et suured tänud jälle just Kaiale, kes on selle asja siin üldse eest vedanud ja selle asja käima panda, et see tegelikult on just noorte tüdrukutele, kes siin meil Rapla korvpallikoolis siin käivad ja mängivad, et neil on ikkagi väga kõva väljund see. Aga lõpetuseks oleks hea küsida ikkagi Kaia käest see küsimus ära, et Kaia, mis sa arvad, kas Rapla naiskonnas mängivatest võistkonna liikmetest on keegi murdmas lähiajal Eesti koondise vähemasti kandidaatide sekka või lausa koondisesse? Ja me ei räägi sinust. No, et ütleme, Kerli on siis ütleme selle sammu siis ka ikkagi teinud, et ta on juba paar aastat ikkagi seal koondise kandidaatide ja ka koosseisu ennast mänginud. Aga ütleme, ma niimoodi võib-olla nagu nimedest nagu praegu ei räägiks, aga ma arvan küll, et kuigi alati nagu tagamängijatel on see tegelikult ikkagi palju raskem ja vaadates meie koosseisu, siis meil ei ole ühtegi sellist mängijat, kes oma pikkusega seal ütleme ukse jalaga lahti lööks, aga ütleme, et kellel ikkagi nagu ambitsiooni on ja tööd ja vaeva jaksab näha, siis miks mitte? Töö selle nimel käib ühesõnaga. No just, et meil on ikkagi päris suur selline noorte hulk ikkagi ja me täna ikkagi ei tea, et kellest võib tulla nüüd see Eesti koondise kandidaat. Just. Täname Kaia külaline, tänan Timo, tänan Eero. Selline kukkus välja meie detsembrikuu saade. Loodan, et pakub huvi. Soovime ilusaid jõule, lumiseid jõule. Mida soovida kõigile, palju võite ja teisel poolel tundub nii, et seda me vajame ja loodame, et need tulevad. Kuuse alla palju võite. Just, kõike head ja kohtumiseni uuel aastal.